Hästi kodusaal, et aitäh publikule, et kodus on alati teine teema mängida, et ütleme nii, et siuke 8 mees on alati väljakul ja meeskonna vaim, ega siin muud ei olnud, et tegelikult eile jätsime päris palju väljakule ja täna läks kõik sinna väljakule, et ma arvan, et kõik teavad, et meil väga vahetus ei ole ja lihtsalt ongi meeskonna vaim, et ega siin muud ei olegi, selle pealt suudab päris palju asju ära teha. Ja nüüd edasised plaanid. Meistrivõistlustel hetkel ei ole veel nii hea seis ja Balti liigas ka, aga sihid on... Ja ega siin on vaja meistrivõistlustel ka silmad pähe saada lõpuks, et 10 aastat olen Kehras mänginud, et pole kordagi niimoodi nulli peal olnud, et natuke imelik tunne on, aga ma arvan, et meil on niisugune tuleviku sats, et paljud noored on saanud mängida ja mängivad väga hästi, et ma ise juba kergelt niisugune veteran nii öelda, aga hea on olla noortele abiks siin, et paneme täiega ja vaatame, mis saab hooajast. Aga aitäh, mulle tundub, et sind oodatakse seal, et nii, palju õnne jälle mängu parim, aga sellest ei väheks seekord AC Tallinnale, et mis see siis oli, mis jäi puudu? No ma arvan, nagu eilegi pisut agressiivsusest jäi puudu, et kaitses ei suutnud piisavalt varakult vastu minna, et nad said päris head viskepositsioonid ja meie meeskonnal samuti rünnakul jäime nende mängu parimaks siis Mikola Naum vist oli, et tema vastu realiseerimisega jäime veits hätta, et sealt mõned punktid maha ja ma arvan, eks see vahe seal oligi. Aga aitäh ja edu Soome liigas ja ka Eesti meistriliigas. Aitäh. Järgmiste kohtumisteni. Valikuteks mängudeks, et me tegime ettevalmistusi, muutsime veits enda taktikat ja nagu eile nägite, oli ka veits teistsugune kaitse, et üllatasime neid ja tuli hästi välja. Mina isiklikult olen näinud sind mängimas juba, ma arvan, et kuskil 10-12 aastat. Et sa oled alati välja paistnud sellise südikusega ja võitleja hingega, et rõõm tõdeda, et täna oli seda ka teistel näha HC Kehra poole pealt siis, et kas suudate jätkata niimoodi hooaja lõpuni? Eks me anname endast parima, et ma väga loodan ja tahan, et nii läheks. Aga suurepärane ja minge nüüd siis 3. kohta nautima ja palju õnne järgmiste mängudeni. Ja kohe võtame ka mängu parimalt Mikola Naumilt paar sõna. Ma ei tea juba, mitmes karikas, mitmes tiitel see nüüd tuli. Iga karikas on oluline, eriti sellis vanus nagu minul, usu mind reist. Iga karikas hea meelega võtan vastu, hea meelega pingutan selle nimel. Ja muidugi tahaks tänada muidugi noori, kes toetavad mind ja ilma noorteta, ilma kaitseta, ega mina ka ei ole mitte midagi, see ongi selline käsipall. Korraks eilse mängu juurde tulles, et ega palju ei jäänud ka nii-öelda sellisest taaskordsest üllatusest puudu. Aga mis sa arvad, et mis oli, mis jäi puudu? Loomulikult kõik teavad, mis puudu need müts maha nende põhivendade käes, kes rapsivad 60 minutit ja eile jäi selle taha. Neil ei olnud vahetust, eile oli 3 mees, kes ei saanudki vahetust. Kõik 60 minutit kaitsemehed töötasid, Põlva vastu on natuke raske. Ma arvan, et kui meil Dima tuleb tagasi, võib-olla veel keegi toetuseks, me saame juba üllatada, aga ikkagi me tegime supermängu eile ja muidugi täna kõva mäng, kõva jah, aitäh, et kutida. Ma arvan, et kui Dima tuleb tagasi ja keegi veel, siis te enam ei üllatavaid, siis see ongi normaalsus, et te võidate. Aga aitäh teile ja aitäh teile ja aitäh muidugi Kehra publikule. Siin ei saa mainida, ega ma tulin siia tagasi tänu see publikule, sest see olukord, mis siin on. Loodame, et Kehra veel korraldab selliseid kihvti üritusi. Aitäh teile! Suur tänu! Edu!